Tere tulemast rahvast siia Tartusse. Täna räägime Minu naisvara raamatust autoriga Birgit Itse. Tere õhtust, on 17. mai ja kell on 5:17. See on väga hea, et sa palud et maagiliselt. Aasta on ka 2020, keegi juhutab tulevikust. Ja 17 on nimi. Okei. Itse, kas ma ütlesin õigesti? Ja, kõik on väga õigesti. Aga kas ei ole mingi eesti sõna Itsipa või Itsipast? Mu nimi on tegelikult Seto juurtega. Kuidas sa sattusid Naissaare sinna Seto juurde? Aga jõuame sinna. Aga see on Itse on Seto nimi? Ja, ma olen puhastanud Seto. Kas see tähendab midagi? Tähendab küll ja algselt oli seal nime lõpus veel üks E-täht, aga kui seda nime lugeda tagurpidi niimoodi, et on 2 E-d lõpus, siis mis sealt tuleb? Eesti just nimelt, aga kui nimed eestistamine oli, siis ei märgatud ära, siis kästi üks E ära võtta, aga see tähendab sellist ilmalikku ristisa või paderit, et üks minu esivanematest jah, et külapäev kutsuti seda sellise nimega ja siis kui oli see nimede panek Setomaal, siis tahtis küll mingit muud nime võtta, aga siis see nimepanija ütles, et mis, sa oled ju Itse ja nii jäigi see nimi. Okei. Aga kuidas sa kasvasid Viimsis? Ma saan aru, et sa kasvasid üles Põhja-Eestis tegelikult. Ma kasvasin üles keset Eestit Järvamaal. Järvamaal? Jaa, et mina olen sündinud Järvamaal, lihtsalt minu mõlemad vanemad on vanavanemad ja Setomaalt. Ja me elasime vahepeal 2 aastat Pukas. Ma olen elu jooksul üsna palju kolinud ja sel ajal, kui ma Naissaarve sattusin, siis ma olin 15-aastane, aasta oli 96, siis me elasime hoopis Harjumaal Lagedil. Ja pärast seda olen ma elanud ka Tallinnas 10 aastat ja nüüd viimased 4,5 aastat hoopis Šotimaal. Aga kus sa elasid? Nagu raamat algab sellega, et su ema põhimõtteliselt pakkus on, et sa võid minna Naissaarele. Kus sa elasid seda? Lagedil. Okay. Mis on Tallinnast 15 kilomeetrit. Okay. Olgu. Ma tahtsin nagu alustada sellega, et kuidas põhja-eestlased suhtlevad saartega. Sest me oleme siin kas Tartus või Viljandis või et inimesed nagu võib-olla päevast päeva lihtsalt ei mõtle, nagu, mis toimub praegu Brandvi saarel või Naissaarel. Me nagu teame, et on kuskil kaardi peal või nagu sa oled kirjastanud siin, et mõnikord ei ole kaardi peal. Aga me ei mõtle neist nagu päevast päeva. Sest et me nagu mõtleme nagu Elvast või mida iganes. Siis mõtlesin, kas nagu Põhja-Eestis käib see arutelu natukene teistmoodi, et kas on mingi infovahetus või kas seal on ka natukene kuidagi ära unustatud? Oli mingi aegne saar kunagi käisid? Ma arvan, et need, kes elavad seal Piriti ja Viimsi pool, neil on võib-olla rohkem see sõnavaras ja võib-olla nagu oli, aga mis Naissaart puudutab, siis jah, et Naissaart ei olnud ju aastakümneid isegi kaardi peal, füüsiliste kaartide peal ja kasvas üles terve põlvkond inimesi, kellele öeldi koolis, et see ei ole saar, vaid see on poolsaar. Ehk et kui nad tulid Naissaarele, siis nad olid üsna üllatunud, et see päriselt ongi saar, sest neil olid sealt, et kui Piritalt paistab see saar kätte, siis öeldi neile, et tegemist on poolsaarega. Aga okei, kujutan ette, et oli poolsaar. Kuidas oli nii, et sa jõudsid selle poolsaare? Mille teel? Ega sinna ei... Põrgad vastab tuleb Ünsi poole ja siis on praegu otsa. Ei, see oli seal, kui Pirital nüüd olla, siis vasakut kätt jääb Naissaar ja siis Paljassaar ja Viimsi jääb paremale poole ja Viimsi otsas on Aegna ja Kräsuli, et see pisiki seal Aegna vahel on Kräsuli. Ja ega sinna, sa ei saanudki ju välja uurida, kas tegemist on poolsaare või saarega, sest aastakümneid olid väga paljud rannaalad Eestis tsiviilelanikele suletud. Ehk et sa ei pääsenud ka sinna Paljassaarele, et kontrollida, kas tegemist on siis selle Paljassaarega või on seal mingisugune muu asi veel. Ehk et kui see Paljassaar oli suletud ja ei saanudki kontrollida seda, et kas info vastab tõele või mitte ja kui sa näed ka kaarte, eks ju, kus seda saart peal ei ole, siis ei ole sul ka teistsugust infot, millal sul midagi muud uskuda.
aga mina ei olnud ka Naissaarest enne mitte midagi kuulnud, kui mind ema sinna kaasa võttis ja mina sattusin sinna niiviisi, et aastal 96 oli Naissaar sellises olukorras, kus Vene väed olid sealt lahkunud aastal 94. 95 oli Viimsi valla ja Keskkonnaministeeriumi eestvedel saanud Naissaarest looduspark ja Keskkonnaministeeriumist mõisteti ka, et tõenäoliselt kasvab selle paiga vastu huvi, inimesed tahavad seda külastada ja mõeldi sinna matkaradade tegemise peale. Ja minu ema Mai Eitse oli sel ajal lisaks sellele, et ta oli Harju matkaklubis, oli ta ka Euroopa Rändurite Assotsiatsiooni liige, kes siis koordineeris nende üle-euroopaliste matkaradade tegemist Eestis. Ja Naissaar taheti ühendada siis sinna võrku ja sellist olukorda, kus me käisime uurimas, et kas see, mis on kaartide peal, vastab ka looduses tegelikkusele, nimetasime me seal Harju matkaklubis luurel käimiseks. Ja see minu esimene käik oligi see, et mu ema kutsus mind koos Veljo Rannikuga kaasa luurele. Räägi Veljust natukene, sest teema on tegeleda selles raamatus ja kes ta oli? Ta on Eesti legendaarne looduskaitsja, väga paljudele rahvusparkidele, looduskaitsealadele algataja, aluse panija ja ka legendaarne teejuht, ehk et kui ta elas, siis tema ikka rõhutas seda, et tuleb rääkida lugusid, tuleb rääkida legende, tuleb rääkida seda, kuidas inimesed elavad, mitte keskenduda niivõrd faktidele. Ja ta oli ise selle suurepärane näide ja kui isegi Euroopas käia, siis me katsetasime seda ka nii mõnel korral järele, et paned suvalises kohas maailmas näpukaardile ja siis ta hakkas rääkima selle maa ajalugu, kultuurist, isegi geoloogiast, et täiesti legendaarne kuju, et rääkimata siis Eestist. Et mul on olnud mitmel korral õnne temaga kaasas käia, kus me käisimegi niimoodi luurel ja seal on raamatus ka üsna mitu lugu, kus ta räägib, et siit peab rada minema. Siis teised ütlevad, et ei lähe ju, peab minema, ma tean, et siit läheb rada ja siis lähebki rada. Et tõsi, selle rajani teinekord tuli kirvega teed raiuda, aga see rada sealt läks. Ja, kas ta oli sul sinu jaoks eeskuju? Jaa, kahtlemata, ega ma ei julgenud ta niimoodi nimetada, sest mul oli teismelisena eriti oli tema vastu tohutu suur aukautus, et ma ei suutnud nagu kuidagi hoomata, kuidas üks inimene teab nii palju ja tema enda elusaatus ka nagu tohutult põnev ja teisest küljest keeruline ja tema ääretu lahkus, kui ta mingil hetkel, ma arvan, et see oli varastes 20-ndates, hakkas mind kutsuma mantlipärijaks, mul oli füüsiliselt ebamugav olla, sest ma tundsin, et ma ei ole selle tiitli vääriline. Ja siis kui ma tegin temast Eesti Raadio jaoks tema 70. sünnipäeval juubelisaate, siis ma küsisin tema käest otse, et see pilt on ka sellelt saate salvestuselt või sealt tema juubelilt, et miks sa kutsud mind mantlipärijaks, et mis pärast? Ja siis ta ütleski, et aga sa annad nagu neid lugusid edasi, et ta ilmselt nägi minust midagi, mida ma tol hetkel ei arvanud, et mul üldse võiks olla, aga siis, kui ta oli juba siit ilmast lahkunud ja ma kirjutasin talle järelmüüjad, siis ma sain aru küll, mis mantlist ta rääkis. Kas see pilt oli siin ka? Jaa, selle pilt on, kus ma olen helesinises kleidis ja intervjueeritud. Et mul Naissaare lõhuks temaga ühtegi pilti ei ole, et oligi... Siin ta? Jaa. Veljo Rannik. Hea nimi. Seal oligi niisugune, just Rannik on nagu Kallas, eks ole, et siis seal oligi, et kuna need üle-euroopalised matkaradad, et üks oli nii-öelda Ranniku rada, et siis me nokkisime teda, et nojah, et teeb oma nimelise raja Eestis, et Ranniku rada, ja... Aga kuidas sa suhtled sellega näiteks, ma vaatasin, et selle raamatus läbi, et valisid selle sümboli, miini. Kas sa suhtled sellega hästi või pigem, et sest tegelikult, kui mina mõtlesin Naissaarest, ma olen ka näinud neid piltid, kus on hullult palju nii, et see mõnes mõttes saanud mingi sümbol sellest saarest. Jaa, need meremiinid olid eriti algusaastatel peamine põhjus inimeste uudisima, et millised nad ikkagi nagu välja nägid, et me täpsustame, et tegemist oli meremiinidega, mitte maamiinidega, et see oli üks asi, mida tuli
hästi palju selgitada, et see sõna miin, et see tähistab ikkagi nagu Naissaarel meremiine, aga et see, mis nii-öelda see oht seal maapinnas on, et need on mürsud, et need on nagu erinevad asjad. Ja see ümmargune meremiin, et neid Naissaarel, kuna need meremiinilaod tehti pärast teist maailmasõda, siis neid ümmargusi oli seal pigem vähem, et olidki sellised nagu kahekohalised, et selles mõttes ma arvan, on ta okei ja selle sümboline seal, et kahtlemata. Ma loodan, et ta tekitab uudisem ja lihtsalt hakkavad inimesed uurima, et ega seda raudteed oleks väikese sümbolina olnud üsna keeruline panna, eks ju. Nii me sain aru, kui lugesid selle raamatu, et kui sina läksid sinna, just esimest korda oli 96 või 7? 96, jah. Et ütleme, saar oli natukene ohtlikum selle ajal, aga teie ei tea? Ei, me ei teadnud sellest mitte midagi ja ma arvan, et need, kes meid sinna lubasid, nemad ka ei teadnud ja see oht olid just need mürsulaod, mida oli siis likvideeritud niimoodi, et nad olid lihtsalt õhku lastud ja siis need mürsud lendasid igale poole laiali. Ja pinnas kasvas peale ja esialgu demineerijad küll käisid, aga millega need siis pinnast vaatasid, et need ei ulatunud eriti sügavale, et olidki ainult nagu pindmised, et nad said seda pealmist tihti uurida. Aga 97 ja 98, siis kui tuli tohutus koguses nagu 1000 mürske leiti, siis neil olid juba nagu paremad masinad, millega nad said võtta sügavamalt. Aga 98 ka, kui ma olin juba hiid seal, siis oli 3 nädalat oli Taani kuninga aed turistidele suletud, et meie ei tohtnud ka seal minna. Ja siis sai nendega räägitud ka hilisematel aastatel ja nad ütlesid ka, et 100% garantiid nagu selle kohta, et seal maapinnas mitte midagi ei ole, ei saa Naissaare kohta küll mitte kunagi anda. Et seal on põhjus, miks seal tuld tohib teha ainult selleks ettenähtud kohas, telkida tohib ainult selleks ettenähtud kohas, sest sa lihtsalt ei tea, mis seal 20 või 30 või 50 sentimeetrit maapinnast allpool on. Tundub natukene hirmus ausalt, siis ma mõtlesin ka, et maa ise on täis võib-olla kas õliga või... Seda pinnast on seal puhastatud, aga seal on kohati, kus liiv on hallikas, siis seal on tõesti, võib seda saastunud pinnast veel olla ja seal on põhjus see, et Naissaarel siiamaani, kuigi sellest on räägitud aastast 98, puudub püsiv elektriühendus mandriga. Seal raamatu lõpus on kirjas ka, et praegu aastal 2024 on Naissaarel 35 majapidamist ja 35 elektrigeneraatorit. Ehk siis igal majapidamisel on lokaalne elekter. Tegemist on suuruselt 5. Eesti saarega ja ei ole elektrivõrku, ei ole püsivat elektriühendust mandriga. Ja veel kord, et sellest on räägitud aastast 98, et nüüd vist selle aasta alguses olid mingid arengud, kus on jõutud sellele nagu üsna lähedale, et äkki tehakse vähemalt otsus ära, et tuleb. Aga jah, et ei tea nagu seda ja siis, kui mina ka läksin, olid seal lihtsalt hiiglaslikud kütusetünnid, millega neid, esiteks automootorid ja siis oli ju ka rong, on praegu ka rong, eks ju, millel on samuti kütust vaja ja majapidamised samamoodi, et see kütust oli vedada, selle ümberpumpamise sealt suurtest sisternidest, ikka läks maha natuke veo ajal või maha minna, et seda pinnast, saastunud pinnast on seal puhastatud. Aga seda ilmselt saab veel ja et eks loodus ka ajapikku püüab sellega toime tulla. Nii palju teemasid tegelikult. Ma arvan, ma läheks tagasi sinna, et mõnes mõttes läks suht ruttu sinu suhe selle saarega. Et sa läksid sinna aastal 96 ja siis juba aastal 98 sa tegid giiditööd. Siis sa olid teismeline veel. Ja see armastus esimesest kohtumisest, mis on ka ühe pealkiri, oligi täpselt see, et ma olin 15, teismeline,
teismelised teatavasti otsivad ennast, mida nad tegema hakkavad, mis neist saab, et selline tohutu segadus, sisemine segadus. Ja ma enne mainisin, et Naissaar oli teatavalt mõttes teelahkmel, et mis sellest saarest saab, sest samal ajal kirjutati ka ajalehtedes, et Läänemeremaade Las Vega ja teeme Kasiino saare ja kruiisilaevad ja kõik nii-öelda, et ka saare arengud olid nii-öelda teelahkmel, et ma arvan, et selline minu sisemine segadus ja Naissaare siis nii-öelda lahtine tulevik, et ilmselt ma alateadlikult tajusin midagi ja võib-olla ka need suured kontrastid, mis minus endas oli, mida ma seal saarel nägin, ehk et see äratundmine, et see on minu koht, see oli tõesti hetkeline. Ja see tunne, mis seal saarel oli. Ja aasta hiljem me läksime siis neid matkaradasid tähistama sinna ja 98. aasta aprillis kuulutas Keskkonnaministeerium välja, et nad hakkavad siis saarele giide koolitama ja mina olin sel hetkel, kui see giidikoolitus toimus, oli ma veel 16. Et ma sain 17 2 nädalat pärast seda giidikoolitust, aga jah, et ma selle esimese suve jooksul tegin juba üle 40 ekskursiooni. Ma ütlen seal raamatus ka ja see on see koht, kus ja millega ma olen saanud täiskasvanuks. Sest nagu sa välja teed, ma olin teismeline tüdruk, mul olid blondid juuksed, prillid ees ja siis kujutage ette, et sinna saarele tuleb keskealiste seltskond, valdavad mehed, kes on osa kindlasti käinud ka sõjaväes ja siis küsitakse, kas me siis miiniladudesse ei lähegi pärast seda, kui ma olen tutvustanud. Tere, mina olen Birgit, mina olen Tegi. Miiniladudesse ei lähegi. Ja läheme küll, kas meil seal tuleb päris giid. Ehk et selliseid ja siis, mina olengi teie päris giid. Ja siis see tund aega sinna miiniladudesse kõndimine, see oli enamasti siis tulvil provotseerivaid küsimusi, testivaid küsimusi, kui palju ma sellest militaarvärgist ikkagi tean. Ja seal teinekord naisterahvad püüdsid ja mõned toredamad meisterahvad seda ära nüüd noki ja las ta olla ja no aga ta ütles, et võib küsida saare kohta küsimusi. Ma ütlesin, ja, las nad küsivad. Sest ma selle aja peale olin juba oma sõpradel piirivalvuritel ja demineerijatel nagu nööbist kinni ajanud ja teinud hästi, siis nagu ütlesin, te peate aitama mind sellepärast, et näed, et sellised asjad on ja ma pean teadma ja ma olen võlgi olukorda ja kuidas ma siis nagu räägin nendest asjadest, kui ma ei tea mitte midagi, et ja piirivalvurid ja demineerijad õpetasid mulle mu nii-öelda trikki selgeks, et kuidas nendest juppidest, mis seal Naissaarel oli, meremiini kokku panna ja pärast seda, kui ma olin selle meremiini nendest juppidest nende silme all kokku pannud, siin mõned pildid ka jooksevad, siis lõppesid need provotseerivad küsimused ära, et siis ei olnud enam mingit päris giidi juttu. Kas see on raske giidiks saada? Kuidas see läheb üldsegi, kui lihtsalt anname sulle mingi nagu nii-öelda giidi raamatu? Ei anna keegi mitte midagi. See oli... Olgu, sa oled nüüd ristitud. See oli 3 päeva oli meil seal koha peal koolitust, meile näidati ära, kus midagi asub, räägiti ära looduses liikumise põhitõed, üht-teist Naissaare kohta anti soovituslik nimekiri, mida lugeda ja siis edasi tuli iga giidi ülesande materjal kokku panna ja mul on kaasas ka, see on minu giidi konspekt. Ma panin selle lihtsalt pealkirja, nii alustuslik käik Salatuslikul saarel ja see on mõttes elav organism, et siin on aastate jooksul ma olen täiendanud ja kui ma seal raamatus mainin, et ma võtsin Pekale, ütlesin, et nii, nüüd ütle mulle seda, siis võt siia ma niimoodi kirjutasingi neid täiendusi ja see oli siis minu abimaterjal, kust ma sain asju järele vaadata. Lisaks oli mul terve suur mapitäis igasuguseid ajalehe väljalõikeid või prinditud asju, et see oli ikkagi iga giidi enda ülesanne hoida ennast kursis, pidevalt kursis, et ei olnud niimoodi, et näed, palun, siin on Naissaar. Tõsi, need, kes tulid minu järele, siis ma jätsin selle eksemplari Naissaarele ka. Oota, kes pani selle? Ise panin kokku. Ja mina ise panin kokku, jah. Et ei olnud mingi
eelmine? Ei. Need osad, kes tulid pärast mind, siis kuna ma ei saanud mingil hetkel enam suvi otsa seal olla, siis ma jätsin oma materjali sinna. Ehk et on olnud neid küll, kes said minu materjali aluseks, aga siis ma pärast seda olen veel seda täiendanud, kui ma sinna nagu jätsin, jah. Ja isegi need giidid, kelle ma ise välja koolitasin 2013, et ma neile tegin tegelikult samamoodi, sest kui sa ise otsid seda materjali, siis see näitab ka seda, kus sul on selle koha vastu tegelikult huvi või sa lihtsalt lähed midagi ära tegema sinna. Et kui sul ei ole nagu huvi ja tahtmist selle saare ja paiga kohta uurida nagu rohkem, et siis sa tegelikult ei ole ka õige inimene seda tööd tegema. Ma mõtlen nüüd lihtsalt saarest, sest et mulle tegelikult isegi kui ajalugu oli mulle natukene tuttav, et mul oli raske aru saada nagu millal mõned asjad juhtusid. Ma sain aru, et praegu näiteks elavad seal umbes, mis oli raamatus, 35 inimest oli? Jaa, umbes 35 inimest ja suvel on siis neid suvenaissarlasi on üle 100. Millal need kolisid sisse? Sest et Vene sõimägi lahkus umbes aastal 1994 ja siis kas oli juba järgmisel aastal mõned tüüpid läksid sinna ja see sama Peedo Lehteri seal mainiti, tema tuligi koos Kaitseliiduga, et selleks, et seda saart ära ei lagastata, sest öeldi, et kohe kui Vene sõjavägi lahkus, siis hakkasid Kakumäed tulema paadid, et äkki on midagi nagu võtta, eks ju seal. Ja selleks, et seda saart ära ei rüüstada ja lagastada, siis olid seal nii-öelda jäägrid peal, kes siis pidid korda valvama, et nii nagu paljudes teistes Eesti paikades ka. Ja Peedo jäigi sinna, tema oli nii-öelda esimestest, aga tegelikult selle sama Põhjaotsa majaka juures on ka majakavaht Nikolai Lovinski, kes on saarel elanud aastast 1984. Et tema on Naissaare praegustest elanikest siis tõesti kõige kauem seal olnud. Ja üks nad tasapisi tulid, seal oli vahepeal oli rohkem, aga aastaid sellel ajal Kagma giid olid siis küll oli 5 elanikku, küll oli 3 püsielanikku, siis vahepeal tõusis 8, suvel oli neid rohkem. Aga mis seda kõike takistas oli, esiteks oli just see püsiv elektriühenduse puudumine, teiseks püsiva transpordiühenduse puudumine ja kolmandaks oli see, et seal ei olnud ju ka väga kohti, kus olla, et isegi kui sa olid seal endise rannarootslasena saanud oma hundi tagasi, siis seal olidki ainult vundamendid, aga kogu see ehitusmaterjal, kui sa tahtsid sinna midagi teha, tuli vedada mandrilt, mis lisas ehitushinnale vähemalt 3% otsa. See kõik tuli ju laevaga sinna vedada. See raskendas nii-öelda sellist püsiva elukoha tekkimist, aga hästi suured arengud on ka elanike arvu poolest toimunud, ma julgen öelda kuskil viimase 10 aasta jooksul, et kus neid on tasapisi juurde tulnud nii suvenaissaarlasi kui ka siis neid, kes seal püsivalt elavad ja ma julgen öelda, et viimased 5 aastat, kus meil oli vahepeal aeg, kus tuli nii-öelda paikne olla, siis see ka soodustas neid, kes läksid sinna nii-öelda lukus olemise eest pakku ja siis ehkisin. Aga kas on mõned nagu inimesed, kelle perekonnad põgenesid või siis need tulid tagasi või ei ole? Ja on ikka, seal on neid endiste naissaarlaste järeltulijaid ka, kes on oma esivanemate kodud taastanud. Kõik taastanud, kui rääkida sellest Naissaare kirikust, et siis 98. aastal tunnistas riiklik restaureerimiskomisjon selle kiriku restaureerimiskõlbmatuks. Naissaarlased arvasid teisiti. Oli omajagu neid endisi naissaarlasi, kes nüüd elavad kas siis Eestis, mandril kuskil või kas või see Rootsis, kes müüsid oma tagasi saadud krundi ära ja selle krundi müügist saadud raha annetasid täies mahus kiriku taastamiseks.
et lisaks siis on Eesti riik toetanud selle kiriku taastamist ja ka Rootsi kuningriik. Et see on üks nendest lugudest, üks nendest asjadest, mille kohta saab öelda, et võimatu on osutunud võimalikuks, et sa pead lihtsalt väga tahtma ja see kogukond tuleb kokku ja nad teevad selliseid asju, mida ei ole tehtud kuskil mujal Eestis, kas või see kogukonna tankla. Naissaarel on Eesti esimene kogukonna tankla. Et mis on, no siin on nüüd see Venemaal kokku. Okei. Aga kunagi, mitte väga kaua minevikus, elasid seal hullult palju rohkem inimesi. Ma nägin, et seal oli umbes, seal on kirjutatud 450. Jaa, see on... Jaa, see on... Sa mõtled, et nii palju, kui on mõnes mõttes pisikene koht, et kust ta ööbisid ja... No ta ei ole, see on ligi 19 ruutkilomeetrit on saar suur ja oli 3 suuremat küla ja siis olid veel talusid oli üle saare. Et kui mõelda, et 450 ja see oli siis 30-ndatel ja igas peres näiteks võis olla 6-8 last, et ega siis need majapidamisi seal võib-olla väga palju ei pidanudki olema, eks ju. Et lapsi oli lihtsalt peres rohkem. Aga okei, me oleme rääkinud nagu tsiviilidest. Jaa, see oli... Aga sõjavägi, kas ma lugesin õigesti, oli 30 000? Yes, ja, see oli 1957. See oli ka nagu absurdne figuur, et kuhu nemad... Tekkides, need olid ja see oli 3 kuu jooksul, kui ehitati neid miiniladusid, seda lõppmontaaži tsehhi ja siis raudteed pikemaks. Et see oli 3 kuu jooksul, aga mis puudutab kas või neid tsiviilelanikke, siis see 450, selle kohta lähevad ka kirjalikud allikad lahku, et kas see oli koos selle Eesti sõjaväe garnisoniga, mis oli seal Põhjaotsas Halde külas või oli eraldi, et seal kirjalikud allikad on ka nagu erinevad selles osas. Aga seal oli jah, olid nendes telkides ja 3 kuu jooksul, suvel kannatad ära ju. See oli kõik tuttavad teemad, tegelikult kui ma tulin esimest korda Helsingisse, sest ma läksin Saarelinna või midagi sadamas, kus oli ka niisugused patareid ja tundub nagu igal saarel on. Jaa, sest Soome laht, Naissaare puhul on ka, et ta on lihtsalt strateegilisest nii olulises kohas ja see militariseerimine tegelikult hakkas juba 18. sajandi algul, kui sinna lõunakülla ehitati Tähkants, et oli ka Miidurannas üks ja minu meelest 3. koht oligi Paljassaar, et oli 3 tükki oli neid ja see oli siis ka üks nendest kordadest, kus Naissaar tehti tsiviilelanikest täiesti tühjaks ja hästi vähe on teada, nagu, et mis seal saarel oli nagu enne seda, et nüüd viimastel aastatel on tohutult nii Viimsi Rannarahva muuseum kui ka need naissaarlased on ise seda ajalugu uurinud, et oma põliseid perekondi, et sellepärast ma neid asju olen puudutanud pigem põgusalt, et põhilised asjad ja nii-öelda lood on ära räägitud, aga et selle kohta on ilmunud juba mitu väga head raamatut, et ei ole nagu mõtet dubleerida ja mis puudutab seda militaarajalugu, et siis ei ole vaja karta, et see ei ole ka nagu tulvil rannakaitsepatareide ajalugu, sest neid on seal ka 10 ja ma tean, et on kokkupanemisel täiesti põhjalik Naissaare militaarajaloo. Kas neil on kasiino ka? Jaa, aga see kasiino ei tähenda tänapäevases mõistes kasiino. Ma saan aru, et see oli nagu... See on ohvitseride, allohvitseride puhkeruum põhimõtteliselt. Jaa, kus nad mängivad hasartmängu? Ei mängi hasartmänge, hasartmängud ei olnud seal üldse lubatud, jaa. Et see ei ole ja see ei ole hasartmängud, see ei ole üldse seotud nendega ja ma otsisin, et kust kohast see sõna tuleb, et miks see on kasiino ja ma rääkisin selle endise garnisoni ülema tütrega või kui see oli see, et miks see oli see kasiino ja tema ei osanud ka seletada, aga ta seletas ära, mis seal oli, et olidki nagu puhkeruum ja et lapsed käisid seal ka teinekord mingeid lauamänge mängimas ja selline nagu Eesti mõistes või praeguses mõistes nagu seltsimaja.
ütleme, aga et see tulebki merendusterminoloogiast, kus ka laeval on selline ja see tuleb saksakeelsest sõnast. Päriselt? Ja see info on seal raamatus olemas ka, siis ma ei saanud, et kuidas ma nagu, sest seda on nii palju välja tulnud ja ma ajasin enda jälgi, et kust see sõna tuleb, miks siin on, mul ei olnud endal kõige rahul. Mul on mitu küsimust veel tegelikult, aga räägime selle nagu rongi või raudtee lugu. Et see on ka, nagu sa ütlesid, üks sümbol sellest saamist. Et kas see oli ka seotud sõjaväega? Jah, see on seotud nii selle sadama ehitusega aastat 1912 ja ka nende rannakaitsepatareide ehitusega, et need suurem osa nendest rannakaitsepatareidest ehitati või nende ehitamist alustati juba enne esimest maailmasõda. Naissaare sadam 1912 ja siis ka raudtee. Et raudteed kasutati nii ehitusmaterjali transpordiks kui ka siis inimeste veoks, et see on, et Naissaare on siis Kiitsaare raudtee. Ja siin jälle, kui palju seda kõige rohkem oli, siis pärast teist maailmasõda, et siin kirjalikud allikadele lähevad lahku, et kas oli 37,7 kilomeetrit või suisa üle 41 kilomeetri. Mõnes mõttes see on mitte ainult nagu Naissaar või ka Kummituste saar. Et kõik need asjad või inimesed, kes olid seal kunagi olnud, nad ennem ei ole mõnes mõttes nagu saari sõjavägi ennem ei eksisteeri ja rotslased läksid ära ja siis nagu selle nagu, mis on jäänud vundament või mingi vana raudtee või meremiinid ja see on, aga need tegelased on kuidagi ei ole, seal on tagasi, sa püha pool tuled, siis sa näed, mis seal on. Okei, mõned on tulnud tagasi. Ja. Elu on tulnud tagasi. Elu on tulnud tagasi, et nüüd on ta turvaline paik ja ma räägin, et see kogukond on minu meelest nagu noor, tugev, nagu hästi kihvt, et ja mu käest on nüüd siin selle lühikese aja jooksul üsna mitu korda küsitud ja ma ennetan sinu küsimust, et üks põhjus, miks Naissaarele minna. Kui teil aeg-ajalt siin mandril tundub ja siin Tartu kandis, et talvel näiteks, et teed on hooldamata ja kruusateed on liiga aukus, elekter on liiga kallis, poest ei ole mitte midagi saada, siis minge käige Naissaarel. Vaadake, millises seisus on seal teed. Poodi ei ole seal üldse, vaadake, mis maksab kohvikus jäätis, sest elekter on seal 3% võrra kallim. Sest kõik tuleb koha peal teha ja siis te saate aru, et tegelikult on ilu täitsa lill. Et me oleme nagu elame tsivilisatsioonist. Jaa, et aga küsimus oleks ka, et miks inimesed lähevad sinna elada? Miks nad elama? Alati küsimus ka, need inimesed, kes lähevad ja elavad kuskil tuleturgis, et miks nad lähevad sinna? Ma arvan, et neil kõigil on oma põhjus, kellel kisuvadki juured tagasi, keda just tõmbab see, et ei ole nii mugav, et nii-aga elada natukene sellest mugavustsoonist väljas ja keda just paelub see, et sa oled nii seotud selle kogukonnaga, heas mõttes sõltub sellest, et kui tugev on see kogukond, side ja keda siis just see, et ei ole seda linnavõra, et Pekka ütles ka, et teda paelub seal see vaikus ja rahu, et kui ta käib Tallinnas ära, et siis ta ei saa seal isegi magada selle pärast, et need trollikalkad kolisevad. See on huvitav, see perspektiiv, et kui sa oled nagu palju suuremas linnas olnud, näiteks Londonis, siis sa lähed Tallinnasse ja tundub tõesti nagu naabruskonnaga, siis kui sa tuled Naissaareks, siis ta on ka tõesti lärmakas ja kuidagi suur, kuidas on? No ma tulen Aberdeenist, seal on 250 000 inimest ja Tallinn tundub ka nagu suur ja väga toimekas. Kuidas sa sattusid üldsegi sinna Šotimaale? Mu väga tark ja tore sõbranna Liis Lusmägi esitas mu käest väga valusad küsimused ja siis ma lihtsalt võtsin julguse kokku ja tegin seda, mida ma olin aastaid rääkinud, et ma tahan teha. Ehk siis sa minna Šotimaale elada, ma ei hakata raamatuid kirjutama.
et sa läksid šotima ise. Ja ma läksin ise, ma võtsin. Aga sa sobid sinna, sest sul on see juukse värv on väga šotilik. Ja see juukse värv oli juba enne. Kas inimesed arvavad, et sa oli ka šotlane? Ja sest kui ma räägin inglise keeles, siis nad juba ütlevad, et sul on see kohalik Aberdeeni aktsent on juures. Mina isegi ei saa sellest aru. Selle juukse värviga on tore lugu. Kui me planeerisime Eesti Vabariiki 105. aastapäeva Aberdeenis kogukonnaga koos, siis Aberdeenis on ka Eesti aukonsul. Ja me istusime seal aukonsuli ja selle kohviku omanikuga ja arutasime seda menüüd, et meile tehti spetsiaalne menüü. Ja siis see aukonsul küsib, et ega sul juhtumisi ei ole šoti või iiri esivanemaid. Ja siis ma nagu ütlesin, et oleks vaid. No aga kuidas sa siis sellise juukse värvi said? Ja siis ma vastasin, et 90 naelaga saab selle juuksurist ja 9 naela eest saab Tescost. Et siis ta vaatas sellele kohviku pidele otsa, et sellesse auku ma astusin küll ise sisse. Okei. Aga kaua sa oled seal olnud? 4,5 aastat. Ainult? Okei. Aga sa kirjutasid raamatu seal? Ja see on kirjutatud natuke suurema saare peal kui Naissaar. Ei, aga see on huvitav mõnes mõttes, et mõnes mõttes on kergem kirjutada kohast, kui sa oled kohal. Sest kui sa oled seal kohal, siis sa näed kõike. Ja sa hakkad nagu kohe kirjutama sellest kivist ja sellest rastikust midagi. Aga kui sa oled kuskil Aberdeenis, siis sa oled perspektiivi. Sa näed seda kaugemas perspektiivis. Ja sellepärast oligi see giidi konspekt oli abiks ja siis kõik need lugematud fotod, mida sai vaadatud ja kõik need artiklid, mis sai uuesti läbi loetud, et ma päris niimoodi ei tahtnud ka kirjutada, et umbes kuskilt midagi mäletan, et aasta 96 ja isegi 98 ja oma viimase ekskursiooni tegin aastal 2019. Et nii-öelda kogu seda ligi 27 aastat nagu meeles hoida, et mis seal ikkagi oli ja mis aastad need mingid artiklid nagu välja tulid, et ma nii-öelda päris kuulujutu tasandil seda ka ei tahtnud kirjutada, et ühest küljest jah, oli hea nagu vaadata seda kõike eemalt ja uurida oma seda Naissaare armastuse erinevaid kihti ja neid omavahel põimida, aga teisest küljest oli nagu see, et tahaks nagu üle vaadata, et kus seal ikka see mänd oli ja millise nurga all ta ikkagi oli, aga jah, sellised oli. Sul poeg ka? Jaa. Et mis ta nimi oli? Kutt? Ma kutsun teda Kutiks. Sest tegelikult ma olen kohtunud inimestega, kelle nimi on Kutt. Ei, see on, kui ma läksin... Ja sa ei tea, tema nimi jagama? Kui nimi on Alan. Okei. Aga see on, kui ma pidasin Šotimaal blogiga, siis meil oli blogi nimi on Kutt ja kirjanik. Okei, aga ta on sealt ka käinud? Ja, poeg on Naissaare ajal kõige noorem rongijuht, sest ta juhtis rongi, kui ta oli 5 aastane. Nii, et sa oled olnud, siis sa oled andnud edasi ja järgmise põlvkonna. Ja, et see pühendus on ka just sel põhjusel, et mu poeg on praegu 16, eks ju, umbes samas vanuses, kui mina esimest korda Naissaarele sattudes. Ja kui mina hakkasin seda raamatut kirjutama, siis mu ema oli sellises vanuses nagu mina praegu. Okay. Ehk et selline nagu 3 põlvkonda. Kuule, mis tema mõtles sinu Naissaare armastusest? Ta jagab seda. Ta jagab seda. Ja mida? Ta jagab seda Naissaare armastust. Ta jagab seda, mõtles, et ta ei jaga. Okei, siis tal ei olnud mingi üllatus, et mis toimub tütrega, ta kogu aeg tahab minna tagasi saarega. Ema? Emal oli hea meel, et mul oli nagu tegevust, sest tal oli ka tegevust. Okei, siis on mitte sarnased. Ja, et me oleme sarnased. Mul emale meeldib looduses käia ja ma arvan, et tal oli pigem hea meel, et ma ka naudin looduses olemist ja nii-öelda mina olin saarel ju hoopis teistsugune, ega ta tõenäoliselt siiamaani ei tea pooli asju, mis ma seal tegin. Osa nendest luges ta raamatust, aga kõik ei jõudnud ka raamatusse ja võib-olla mingeid asju me mingeid jagasime ka, aga ma kõike tagantjärele ei mäleta.
Ma paar küsimust veel, kui saada küsida. Okei, üks on see saare nimi. Kas sa tead, kust see pärineb? Kas on mingi lugu? Ja sellel on hästi palju erinevaid legende, nimelugusid ja saarel on olnud ka väga palju erinevaid nimesid läbi ajaloo. Nargen ja Naigehti ja Nargö ja sealt on küll rootsi ja saksapäraseid ja arvatakse, et isegi nagu inglaskeelses narrow gate, mis tähendab siis kitsast väravat, et mereväravat. See oleks loogiline. Jaa, aga et see samas on ka kui sellest Bremeni munk Adamast, kes Naissaarte esimest terra feminaarum, mis tähendab naiste maad. Et siis ikkagi mingisugune teema sealt nende naistega on ja et mingites allikates on olnud ka Amazonia. Ei, mina mõtlen pikem, et nagu vanasti näiteks Irlastel olid neid kloostrid igal pool, kuskil nad otsisid isegi saared, äkki kunagi oli mingi naisklooster. Seal on, võiks olla. Kas sa tahad ilusat legendi või seda, mida Bremeni Adam nägi, kui ta seal saarel käis? Kindlasti, mis Bremeni Adam. Bremeni Adam kirjutas saare kohta nii, et naissaarel elavad imeilusad naised. Lapsi saavad nad aga koledate elukatega, kes oma välimused pigem koerapoolasi meenutavad. Kui sünnib tütar, siis kasvab sellest emadetaoline iludus. Kui aga poeg, siis isadetaoline peletis, kes teislikku jõudes müüakse slaavi orjaturgudele. Teise lapse saamise võimalusena märkis Adam, et seal saarel on allikas, kus siis naised joomas ja suplemas käivad. Ja kolmas võimalus oli see, et nad võtsid vangi saarelt aeg-ajalt külastavaid kaupmehi ja meremehi. Ilmselt siis Adam ise oli ka seal vangis, keda siis kasutati ära ja kui enam vaja ei läinud, siis saadeti minema. Normaalne. Juhtub igal päev. Aga tegelikult see meenutab mulle see Lesbose lugu natukene Kreeka mütoloogias. Põhja. Siis teine oli see, et kui olid need katkulained Eestis, et siis inimesed põgenesid Naissaarele, aga inimesed katk sai Naissaarele ka inimesed kätte. Ja siis ainult üks vana memm jäi järele ja kui siis aastaid hiljem tuldi saarele, et siis see vana memm oli väga hästi tänulik, et inimesed jälle tulid, et tema oli seal saarel üks elanud ja siis selle üksiku vana naise järgi, et Naissaar. Siis luuletaja Maria Under on kirjutanud poeemi Naissaare sünd. Ja siis on ilus legend ka, et meestel ikka ka südarahuks jääks, et mis neile meeldib see rohkem, oli see, et kord asunud Tallinna sadamast Rootsi poole teele purjekas. Ja ilm oli ilus, taevas sinine ja selge. Kõik oli laeva peal, aga üks inimene peale ei mahtunud ja tema siis sajatas. Te pääsite üle mere vaid sel juhul, kui te pardal pole ühtegi võõrast eset. Kaptenil hirm nahas kestis kõik, mis pole oma kaldale jätta. Nii tehti ka. Vaevalt jõuti aga Tallinna lahest välja, kui muidu siledal merel puhkes torm. Kaptenil asi klaar, keegi on ikkagi midagi võõrast ühes võtnud. Samas olnud ka naine, kes tunnistas üles, et tema võttis kirikus tükikese püha leiba kaasa. Ei aidanud nutt, ei pisarad, naine visati üle parda. Aga enne veel, kui tema ujumisjõud rauges, hüüdis ta, aga ema ja isa ju õpetasid, et kui näed kirikus leivapolkest maas, siis tõsta üles ja anna suud, sest vili on püha. Samas tundis naine, et tema jalad puudutavad maad, see maapind tõusis, sellest sai saar ja saart hakati pääsema järgi Naissaareks hüüdma. See tundib sulle rohkem raudselt. Ei, tegelikult see esimene oli. Tahad ühest tagasi rääkida? Ei, ma olen väga ilmselt. Tegelikult see teine meeldib mulle midagi nagu mingi Hans Christian Anderseni lugu natukene. Aga ilus, väga ilus midagi. Aga mul oli üks väga rumal küsimus. Ei ole rumal. Ei ole rumal. Tegelikult see võiks olla, et kas seal on väga hea ujumiskoht? Jaa, see ei ole rumal küsimus. Ei ole? Ei, Hürkari ehk siis see lõuna ja kagupoolne ja seal on veel niiviisi, et
mis on idapoolne, seal läheb natukene kiiremini sügavamaks, aga siis see lõunapoolne ots, see on nii-öelda see lasterand, kus läheb hästi aeglaselt sügavaks. Ja seal on niiviisi, et kui on idatuuled, et siis on just seal nii-öelda lasterannas mõnusam ujuda, aga kui on nagu lõuna- ja kagutuuled, et siis on seal idakaldul siuke mõnus vaikne, ei ole väga suurt lainet. Ja seal on tõesti, vesi on 2 meetri sügavuselt, on ka selge ja paistab väga hästi läbi. Meie oleme käinud ka seal ujumas seal sadama akvatooriumis, nüüd viimasel ajal mitte, aga seal raamatus on ka üks episood, et kus me käisime seal ujumas ja kus ma hiljem sain teada, et ka nastikud armastavad seal ujumas käia. Kui palju aega me oleme siis? Võime hiljem vestleda? No, huvitav peab olema. Mida? Huvitav peab olema. Ei, tegelikult. Võid küsida ka. Ei, kindlasti. Üks oli siis, ma annan üle publikule. Aga minu kogemus on see, et igal saarel on oma, ma ei tea, kas vaim või vibe on õige sõna. Et kas on nagu, mine poole pealt sealt käinud, aga ma lähengi. Et kas sa tunned seda kohe? Midagi tundub teistmoodi? Mina tundsin ja ma arvan, et seal, kuna ma tundsin seda saare vaimu, eks ju, et sellepärast ma nagu julgen öelda, et mina armastasin Naissaart ja Naissaart armastas või hoidis mind vastu. Et seal juhtus igasuguseid asju, aga see tunne, et ma olen hoitud, see tegelikult oli kogu aeg seal saart ja mina ja mu laps oleme hoitud, et see hoituse tunne, seesama tunne, et mida ma tunnen ka praegu Šotimaal, et see on seal kahtlemata olemas ja ka näiteks sellised olukorrad, kus inimesed käitusid seal saarel halvasti või olid nagu liiga ülemeelikud ja siis nende endaga nagu juhtus midagi. Et on see siis see kadunud spordikott või mingid muud asjad, mis seal nagu olid, et ma arvan küll, et see on seal olemas, et kui sa ise hoolisid ja hoidsid, et siis nii-öelda hoidsid ka. Okei, siis ma proovin, kui ma lähen ja siis vaatan, mis toimub. Aga ma tean, kui ma olen näiteks istungil käinud, väga teistsugune vibratsioon võiks olla. Kõigile see kindlasti ei sobi, et on neid, kes seda, kellele see militaarne pärand on nii-öelda võib-olla väga raske, eks ju, et on seal nagu ebamugav olla. Aga teisest küljest on seal saarel ju palju rohkem, et ma olen täna valdavalt rääkinud kogu sellest militaarsusest, aga ongi on seal see rannarootslaste ajalugu, on inimesed, kes räägivad Naissaare laulvatest liivadest, suurtest metsmaasikatest, lõpmatutest mustikaväljadest, eks ju, laanekuusiku vaikusest, ehk et ka seda nagu loodust on seal ja iseenesega üksi olemise võimalust on seal samamoodi. Naissaar on üks vähestest kohtadest Eestis, kus e-kirjad ja sõnumid sind kätte ei saa, kui sa metsas oled, sest seal ei ole mobiililevi. Aga mõnes mõttes see pole väga eestilik. Jah, just nimelt. Aga see on... Ma olen eestiline. Jah. Et see on... Tegelikult see oli huvitav mõnegi ammu, kui käisime Lapimaal. See oli aasta 2002 tegelikult, ma kohtusin Jakuga. Ja me ronisime ühe mäetiku Lapimaal. Ja mis oli esimene asi, mis see Soone Hiid tegi? Ta võttis tema Nokia taskust välja ja saatis sõnumid Helsingisse ja siis paar sekundit tagasi pipi, mis ta on nii uhke. Nii et mõned inimesed on uhke selle tehnoloogia praegust. Jah, kõrgemal väärtuses ongi, et Šotimaal on samamoodi, et kui sa oled Orus, siis seal ei ole mobiililevi, aga kui sa oled kuskil niimoodi juba 500 meetrit merepinnast kõrgemal, siis on juba mobiililevi tagasi. Aga kas teil on küsimused siin ka? Kas keegi on ootanud? Kas keegi on ootanud küsida midagi? Ma ei ole oodanud, aga ma küsin, et siin ei ole, väga palju on ju kuulsust on Naissaare Tõnu Kaljuste ja tema see Nargöö ja kõik see tema festival ja see, mis ta sinna tüüni tegi ja et kas see on kuidagi, miks see nõnda, et ei ole ühtegi sõna temast maininud? On ikka seal sees. Ei, ma ütlen siin jutus. Ja kultuurielamused on ka loomulikult need, mis inimesi viimastel aastatel on Naissaarele viinud. Et selle ma tõesti unustasin mainimata. Ei, mine unustasin, aga tegelikult ma olen... Need Nargen festivaliks siis
see, kus Tõnu Kaljuste selle koha lõi, see on siis selle Benham Smithi sünnikodu ja Omari Küün oli kõigepealt ja siis Helleri laed. Ehk et see on Naissaare laulupidu on toimunud. Ehk et see tõesti Tõnu Kaljuste on toonud Naissaare nii-öelda kultuurimaastikule ja see on olnud paljudele inimestele kas siis esimene kord või siis mõni teine põhjus. Ja need selle aasta festivali piletid on juba müügis, nii et ma kahtlustan, et osa kontserteetendusi välja müüdud. Ei, ma lihtsalt mõtlen, et tihti nagu Eesti suvi on täis erinevate üritustega. Seto folk ja siis Viljandi folk ja siis midagi on kuskil põhjal. Viru folk ja siis mõtlen, miks veel, kas inimesed tõesti jõuavad sinna minna või üldse need lähevadki? Naissaare puhul märka just nimelt, et see on meretabune märk, et see on see eksootika. Et teistesse kohtadesse sa oled autoga, sa sõid rongiga, ka suuruselt 4 Eesti suurimat saart. Igale poole sa saad minna autoga, eks sa lähed praamiga kohale. Aga Naissaarele sa ei saa minna, sa lähed laevaga ja sa pead oma auto jätma mandrile. Ja see on nii-öelda see eksootika, see on teistmoodi. Ja kahtlemata on need ka kvaliteedilt väga kõrged, et ei tehta nii-öelda teeme lihtsalt midagi ära, vaid on tehtud väga hästi. Ei, see on väga huvitav, mõnes mõttes, aitäh. See näitab mõnes mõttes mingi uus faas saare elust. Ja uus faas, uus tõus ja teisest küljest jälle ta läheb ka sinna sellesse kategooriasse, et mingid asjad, mida peetakse võimatuks, on saanud võimalikuks. Kui me räägitakse kogu aeg, et asukoht, eks ju, et see on nii kaugel ja kõik, et seda asukohta võiks ju näha ka takistusena. Aga tegelikult on see nii-öelda muudetud nagu võimaluseks ja selleks, mis just nimelt inimesi sinna toob, mis on ka see Hellerella aed ja see Omari Küün ise on nagu nii teistmoodi. Ja ma julgen ka öelda, et need kontsertid ja teatrietendused, mis seal on. Kas teil teised küsimused on? Mina mõtlesin veel, et kas sa avastasid midagi selle raamatu kirjutamise käigus ka enda ja Naissaare kohta midagi või meenus või midagi, mida sa olid ära unustanud? Mingi tunne, mingi suhe, mingi hetk, midagi, et mis kuidagi taaselustab hästi? Jaa, mu enda õnneks ma pidasin päevikut ja sealt päeviku lehekülgedelt tuli ka asju välja küll, mida ma isegi ei mäletanud ja mis olid ära ununenud. Ja ma arvan, et need asjad, et nad välja ja esile tulid, see oli võib-olla üks nendest põhjustest, miks ma vahepeal selle kirjutamisele nagu korralik piduri peale tõmbasin, et hirm sai kätte. Et ühest küljest tahtsin olla aus ja jagada kõiki neid asju, aga teisest küljest, kuidas seda jagada niiviisi, et see ei oleks lihtsalt halamine ja et see ei tekitaks haletsust, vaid et see päriselt aitaks inimesi. Et see tuli enda sees nagu läbi töötada. Et ma väga palju seda raamatut kirjutades mõtlesin sellele 15-16 aastasele Birgitile, kes seal oli, kellel väljaspoolt Naissaart puudus igasugune enesehinnang, aga kellest Saarel ja Kuussaare saarel see enesehinnang naine Naissaare. Järsku sa jagad mõnda kogemust selle eelneva jutu põhjal, et mis siis hiljem, mis algul meeles ei olnud ja nüüd välja tuli? Näiteks see, kui katki ma olin siis, kui oli see filmivõttetrupp seal ja kui palju see tegelikult mind emotsionaalselt kõigustas. Et ma juhatan selle sisse ka, et see on miski, mille ma parema meelega oleks oma elust ära kustutanud, et see on nagu kogemus, mida sa ei taha nagu omada või ei. Et see ei olnud midagi nagu ilusat ja
kui sügavasse auku ma nagu sattusin ja kui palju läks neid positiivseid ekskursioone selleks, et kustutada neid negatiivseid mälestusi, mis mingite kohtadega nagu seostusid, et kus mul oli halvasti öeldud või kus minuga oli nagu ebaõiglaselt käitutud. Et see lõhkus nagu seda enesekindlust päris korralikult. Ja see oli üks nendest sündmustest, kus ma mõtlesin, et kuidas seda kirjutada niiviisi, et see ei jääks lihtsalt nagu negatiivse süüdistamisena, vaid et see annaks edasi seda kogemust ja et ta õpetaks võib-olla ka nagu enda eest seisma või nagu tulema sealt enda süüdistamise sellest mullist välja, sest ma ikka jupp aegu mõtlesin, et kõikide nende asjade peale, mida mina seal valesti tegin. Veel küsimusi? On veel küsimusi midagi? Mina olen pärit Hiiumaalt ja sealt Põhja-Hiiumaalt ja siis kõik see Kalanarand, Ristlarand, Tahkuna, Tahkunas on ka vaata see militaarmuuseum tehti, kõik see on väga Hiiumaaga selline vahva paralleel. Hiiumaa on küll suurem. No seal on paralleelne veel, et ka sellesama rannarootsuste teenuselt käib läbi, et üks lugu, mis raamatusse ei mahtunud, aga mida ma olen ekskursioonidel ikka rääkinud, mis on Erik Schmidti raamatust, kus ta kirjeldab naissaarlaste elu ja olu, et kuidas naissaarlased Krimmi sõja ajal said kuldmünte siis nende inglaste käest ja need oli siis vaja Vene rubladeks vahetada, et saab kiriku ehituseks raha. Ja kuidas siis mindi Riiga seda raha vahetama ja kuidas need naised õmblesid meeste püksirihma sisse taskud, et need mündid ei koliseks ja et need mündid oleks alati lähedal ja ära ei varastataks. Ja siis kuidas need mehed läksid seal Riias panka, küsisid panga juhatajat ja kui panga juhataja, et neil on nii ja nii palju neid münte, mis on vaja siis selleks vahetada. Ja siis, kui see pangajuhataja tuli ja need naismehed rihmad ära võtsid ja püksid rebadel olid, ja siis võtsid need püksirihmad välja ja siis koputasid sealt mündid välja, et selline tore lugu. Ehk et kui enne oli juttu nendest gidi konspektidest, et siis ka kõikide nende raamatute lugemine, mis naissaarest nende elanikest, on see siis Bernhard Schmidt või siis üldse Erik Schmidti kirjutatud raamatud naissaarlaste elust, et ma neelasin kogu seda materjali ja kui endised naissaarlased käisid saarel, et siis olin kleepsuna neil küljes, et küsida infot. Muidugi, mida aasta edasi, seda eriti kui ma Järvamaale tagasi kolisin, siis seda vähem ma sain pikemalt olla saarel. Sellist aega, kus ma oleksin nädal aega seal näiteks olla, et selliseid praktiliselt ei olnud. Seda enam kui laps ka juba oli, aga et ka need vähesed nädalavahetused, mis sai olla, et siis see oli minu jaoks minipuhkus ja teisest küljest ka nagu võimalus oma küsimustele vastust saada, et mis vahepeal on toimunud. Rohkem mul üks viimane küsimus sulle, et kui kaua sa oled seal olnud? Kõige nagu pikem aeg, kas alati ühe päevaga või nädal või? 98. aasta suvel ma naissaarelt praktiliselt ei lahkunud, ma vist käisin selle ligi 3 kuu jooksul umbes, ma ei tea, vähem, kokku selle suve jooksul vähem kui nädal aega. Olin terve suve peale, olin Tallinnas, me elasime selle juba Tallinnas. Ehk et see oli see aeg, kus ma olin praktiliselt terve suve seal. 99 ma olin ära natukene rohkem, sest see oli laulu- ja tantsupeo aasta.
ja see oli ka mu keskkooli lõpuaasta, ma lõpetasin keskkoolist, ma olin jälle vahepeal Naissaarel ja siis tuli laulu- ja tantsupidu ja siis ma pärast laulu- ja tantsupidu jälle läksin tagasi. aga olgu, kas sul on midagi lisada või mingi teemades me ei ole rääkinud, et sa oled seisnud? No Naissaarast võib rääkida lõputult, et ega 30 aastat tunni aja sisse ongi keeruline mahutada, aga mis ma tahan öelda selle raamatu kogemuse kirjutamise põhjal ka, et kõigist olete mõelnud kunagi midagi kirjutada, siis lihtsalt hakake pihta. Igasugused muud asjad on pärast toimetamise küsimus, lihtsalt hakake pihta. Ja see vahepeal hirmus on see käib asja juurde. Nagu Hemingway ütles, esimene käsikiri on sitt. Ja nagu Mark Twain ütles, et kirjuta, hirmuta, toimeta arvutult. Suur tänu sulle, et sa oled selle raamatu kirjutanud. Kunagi, nagu minu sarja alguses tegid mingi nalja kuskil Ekspressis, et kunagi tulevad välja sellised raamatud nagu Minu naise, aga need on tulnud välja ja inimesed, ma arvan, et inimesed loevad selle raamatu huviga. Et see huvitab mulle, et mina hiljuti käisin Paldiskis. Mitu eestlast ütlesid mulle, et nad pole kunagi nende elu jooksul Paldiskis käinud. Et inimesed lihtsalt elavad nende mullides ja nad ei käi välja, nad ei käi Naissaarel näiteks. Et see pakub neile võimalust võib-olla oma mullist välja saada. Ja Paldiski oli ka üks nendest kohtadest, mis olid tsiviilelanikele suletud, eks ju, et Eestis on neid kohti palju, et mõnes mõttes on see olnud kurb, eks ju, et me ei ole saanud sinna minna. Teisest küljest on see praegu võimalus luua need paigad uueks ja ma arvan, et Naissaar oma selle tubli kogukonnaga on, kelle hulka kuulub, eks ju, ka küsitud Tõnu Kaljust, et ma ikkagi nagu tema on ka üks nendest eestvedajatest seal, et see on väga hinge, mis nad teevad, et juba kas või selle pärast tasub sinna minna, et näete kiriku sisevaade on see oli. Kas seal käib ka preester? Ja see kuulub Tallinna Rootsi Mihkligi koguduse alla. Ja seal on käinud ka Rootsi kroonprintsess Victoria aastal 2018, Aitäh minu poolt ka kõigile, kes tulid kohale, kes vaatasid otseülekannet. Aitäh, Justin. Ja aitäh. Kohtume pühapäeval ja aitäh kõigile, kes te loete seda raamatut, räägite oma lugemiselamusest, seda raamatut ostate, et te sel moel aitate Naissaare armastuse levikule kaasa. Aitäh.